Olge tervitatud, head eestikeelse koguduse tööga Soomes ja Helsingis seotud inimesed. Mul on väga hea meel teile täna ütelda üks tervitus ja mõtisklus 5. paastoaja pühapäeval. See kutse, mille eest ma olen tänulik, tuli teie tegevuse korraldaja Dagmar Õunapi kaudu ja käest. Tänan teda selle eest ja kahetsusega nendin, et ehkki plaanitud oli kohtumine ühisel jumalateenistusel, siis praeguses olukorras toimub see küll Helsingist, aga mitte siis teie koguduse ruumes. Minu nimi on Toomas Andres Põder. Ma olen ELK Eesti Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituudi süstemaatilise teoloogia professor ja õppetooli juhataja ning töötan ühtlasi Tartu Ülikoolis religioonifilosoofia õppejõuna, kuid praegu olen Helsingi ülikooli juures uurimistööd tegemas. Umbes 10 aastat on meie kiriku kalendris nimetatud praegust kirikuaasta perioodi paastoajaks. Varasemalt ja sajandeid nimetati seda kannatusajaks. Ja tegelikult võiks ju mõtelda, et mis see suur vahe nüüd on, eks see paastumine üks kannatamine ole. 1522. aastal Zürichis toimus vorsti söömine eesotsas Ulrich Zwingli ja teiste linna elanike ja ka vaimulikega. See vorsti söömine toimus paastoaja alguses ja sealne linnavõim alustas juurdlust paastoaja keeldude rikkumise vastu, sest paastoaja reeglite täitmine oli ka poliitiliselt kehtestatud ja nõutud. Igal juhul too vorsti söömine kujunes Zürichist lähtunud Šveitsi reformatsiooni jaoks sarnaseks sümboliks nagu 95 teesi Wittenbergist lähtunud luterliku reformatsiooni jaoks. Nii et paastoaja erilistest korraldustest ja kommetest keeldumine kui kannatustest keeldumine, kas nii? 5. paastoaja pühapäeva nimetatakse meie kirikukalendris täpsemalt kannatuse pühapäevaks, nii et tänane pühapäev kui kannatuse pühapäev. Nii et ka siin võime ju mõtelda, et mitu nädalat väldanud paastoaja järel on kristlased juba nüüd päris tõsiselt kannatamas. Igal juhul põimuvad tänasel päeval paastuaeg ja kannatuse pühapäev. Selline põimumine aitab mõista, mispärast reformatsiooni traditsioonis ja ka meie luterlikus kirikus ei alga kannatusaeg mitte nüüd 2 nädalat enne ülestõusmispühi, vaid tegelikult kogu paastoaja keskmes on kannatus. Mitte aga meie kannatus, vaid Kristuse kannatus. Ja nõnda õigupoolest Jumala enda kannatus. Ma loen tänase pühapäeva ja algava nädala juhtsalmi. See on Mattuse evangeeliumist 20. peatükist ja kõlab nõnda. Inimese poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest. Jeesuse elu, kogu tema
tegevus ja kuulutus on teenimislugu. Tema kannatus ja ristisurm on järjekindlalt ja sisemiselt osa sellest, miks õigusega on ka paastuaja keskmes Jeesuse Kristuse kannatus ja mitte meie paastumine. Jeesuse kannatuslugu on Jumala enda kannatuslugu. Nii nagu kogu kiriku aasta keskmeks ja teemaks on Jeesus Kristus ja see, mis ta on teinud, mida Jumal temas meile ja meiega on teinud. Kristlik elu on nõnda elu, mis lähtub Jumalast ja orienteerub Jumalale, kes lepitab ja loob uueks. See tähendab, kes äratab usaldust ja kingib usku. Tänase pühapäeva jutluse teksti viimane salm on Markuse evangeeliumist 12. peatükist ja 10. salmis ütleb Jeesus: kas te pole lugenud seda kirja kohta? Kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks, seesama on saanud nurgakiviks. Kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks, seesama on saanud nurgakiviks. Niisiis Jeesuse kannatus ja ristisurm, tõepoolest Jumala enda kannatus ja surm, on saanud nurgakiviks. Nurgakiviks kogu olemisele, ka meie igaühe elule ja usule on Jeesus Kristus, tema kannatus ja rist. Ususilmad näevad Jeesuse kannatusloos Jumala lepituslugu meiega. Kannatusloo sisuks on evangeelium, see tähendab rõõmusõnum. Ühenduses meie endi eludega tähendab see ühelt poolt seda, et ühtki meie kannatust ei saa mõista kuidagi vajalikuna või vältimatuna, et oleksime Jumalale meelepärased. Ning teiselt poolt tähendab see, et igas meie kannatuses võime olla kindlad, et Jumal on koos meiega. Et oleme tema läheduses. Niisiis, paastumisest võib kindlasti kõnelda keskendumise ja taju teravdamise tähenduses. Loobumised, mis teenivad kaasinimest ja kaasloodut. Kuid usuliselt otsustavas tähenduses evangeelse luterliku arusaama kohaselt on nii samamoodi nagu advendiaja keskmes Kristuse enda tulemine meie juurde, meie pärast ja heaks, just samamoodi on ka nüüd paastuajal tegelikuks keskmeks Kristuse enda kannatus. See tähendab Jumala armastus meie vastu. Ja viimaks. Tänane pühapäev on antiikast saadik kandnud ka nimetust juudika pühapäev, kohtumõistmise pühapäev. Tuginedes salmide alguses 46. Taaveti laul, selle alguse sõnad: juudika me Deus, mõistame üle kohut Jumal, mida jumalateenistuse alguses sellel pühapäeval üteldi. Nii et kohtumõistmise pühapäev ja kuidas on see seotud eelnevaga? Kuidas on kohtumõistmine seotud eelnevaga?
See Jumala kohtumõistmine toimub Jeesuse Kristuse kannatusloos ja ristisurmas. Kui paastoja keskmeks ja sisuks on Jeesuse Kristuse kannatuslugu ja ristisurm lepitus sõnumina, rõõmu sõnumina, siis on kannatusaja tähendus ühenduses meie eluga, et Jumal on see, kes teenib ja kingib end meile. Jumal ise on see, kes katkestab elu, mida elatakse teenete, saavutuste ja seaduse loogika kohaselt. Jumal ise on see, kes kingib meile elu, mis rajaneb südame loogikal. See tähendab usalduse ja armastuse loogikal. Ja meie palvetame. Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim, me oleme kogunenud täna sinu ette oma kodudes, erinevates paikades, siin ja seal ka pühakodades. Igal juhul oleme me sinu ees, sinu palge ees, sinu Püha Vaimu valgust kinkiva tegevuse väes. Ja me palume sinult, et sa kinnitaksid meie südameid, uuendaksid neid, muudaksid meie pilgud teravamaks ja meie kõrvad kuuljamaks sellele, mis on vastu sinu armastuse väele, sinu armastuse tahtele, ühenduses meie maailma, inimkonna, igaühega meist. Et sa muudaksid meid julgeks tunnistama oma eksimusi ja vigasid. Et sa parandaksid meie meelt oma evangeeliumi väega, Jeesuse Kristuse kannatuse looga, mis on tegu, mis kestab, mille vägi kannab, mis muudab meid julgeks ja alandlikuks tunnistama oma luhtumusi, aga muudab meid ka julgeks astuma vastu ja nimetama luhtumisi enda ümber. Teades, et sinu ees seisame me alati tühjade pihkudega, aga sina oled Jumal, kes igavesest ajast oled meid armastanud ja kes seetõttu Jeesuses Kristuses oled tulnud meie sekka, meid teenima oma armastuse sihi nimel, osaduse sihi nimel. Me oleme 5. paastoaja pühapäevas. Me palume sinult meeleparanduse, alandlikkuse vaimu, aga ühtlasi ka palume sinult usaldavat ja rõõmsat südant, rõõmust südant, millega minna vastu ka algavale uuele arginädalale. Üheskoos igaüks palume Jeesuse Kristuse õpetatud sõnadega: meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leib anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand, lasku oma pale paista meie üle ja olgu meile armuline. Issand, tõstku oma pale meie üle ja andku meile rahu.
olge tervitatud ja õnnistatud pühapäeva!